keik. Ma junnipükse Enko läheb, sellepärast veel õhku polegi. See on peak millennials praegust, peak. See ei ole päris, see oleks nagu mingi illusioon. Oksendan. See on kõige hullem millenniali video, sa oled näinud. Jou! Ma olen Millennial Artjom. Ma olen Zoomer Chris. Ja meie oleme Millennials. Täna me teeme uue halvima parema video. Täna me hindame Eesti halvimat ja parimat hotelli. Holy moly! Ja ma võin teile siia öelda, et see halvim on hirmus. See on hirmus ja ilmselgelt halvimad ja parimad asjad asuvad Tallinnas. Nii et lähme hakkame liikuma kõige halvemasse kohta ja vaatame, mis seal meid ees ootab. No nii, me hakkame nüüd liikuma siis kõige halvemasse Eesti hotelli, mille reitinguks on 2,8 ja bookingus 4,8. Igal juhul enne, kui me hakkame reviewsid lugema, siis kallid sõbrad, kui te tahate olla osa meie kommuunis, siis kindlasti subscribe'ige sellele kanalile, et hääletada, kuhu me edasi lähme, mida me edasi teeme, mida me üldse siin kanalil teeme, nii et subscribe! Aga hakkame siis lugema reviewsid. Esimene review on Jesse Wills 1-5. Oh god. If you have a choice, don't rent here. The location is nice because it's near the airport, but honestly, if your flight is the next day, just sleep at the airport. Lihtsalt paga lennujaamas. Lennujaama ebamugavad toolid on parem võimalus kui see, et sa lähed sinna. Nii, me võiksime teha Artjomlast video, kus me magame lennujaamas. This place is shady, dirty, all bathrooms are common, eks kõik vetsud on ühiskasutatavad and weird people are around. No, see on nagu ju Sõlegrilli ümber virti. Oi jumal. As a woman who wants to feel safe in the places where she travels, I don't recommend at all. Me vist võime nagu selle küll välja hõigata, et see asub Lasnamäe kandis. Jah, tasub Lasnamäe kandis, see on crazy. Andy Pubs 1-5. Second sketchiest place I've ever been. Kus see kõige hullem oli see? Ei kujutate. This place is a health hazard. Ohtlik tervisele. Jah, this is the place your parents warned you about. Don't stay here. The room was extremely dirty and needed desperate repair. Vaja parandada. Okay. There were holes in the walls and the ceiling. Augud, walls had questionable stains. Putukatele soodne keskkond. See, mida me kõige rohkem kardame sinuga. Aga äkki me olemegi 2 putukat. Jah, et meid tõmbab lihtsalt sinna. Me lähme koju. Koju. The bathroom smelled like a mix of uriin and decaying animal. Vets on nagu uriin ja surnud loom. Mida pekki? Laura-Liisa, Eesti komment. Eestlased on ka ööbinud. Eestlased on ka. 1-5. Põrandad mustad, undav ja räpane külmkapp, lärvavad muukeelsed. Okei. Tuba suitsuhaisune, WC koridoris ja räpane, pesemisvõimalus ainult alumisel korrusel, teenindus põhimõtteliselt puudus. Ja seal on pandud 4 harti ka, et 4 inimest on nagu, et jah, nõustun. Nicholas Dockery 1-5. Absolutely horrendous. Stay away. Miks me teeme sellist? The level of filth is unbelievable. Hole in the wall, empty booze bottles. Tühjad alkoholipudelid lihtsalt kuskil seisavad. Ja uks on sisse pekstud. Vannituba näeb välja siukene, seal on mingi asi kukkunud ära seina küljest. Mingi siukene asi. Külmkapp ongi sääne lihtsalt krobeleva seina kõrval. Lagi on lihtsalt ära kukkunud. Vets on vidab. Uks kukub ees. Stiivad oli küll uhke. Jesus Christ, ja siin on need pudelid, mis on ära peidetud kuskile seinaprakku. Kuhu me lähme? Oh my god, Merike Tõnisson 1-5. Vabandage väga, aga ma ravin oma mehega siiamaani kehasügelusi peale seal ööbimisi. Ütleme nii, et konkreetselt meie tuba ei olnud desinfitseeritud ja olen enam kui kindel, et linad olidki vahetamata. Vaadatakse, et plekke pole väliselt ja käib küll. Artjom? No siinkohal me võime öelda, et me valmistusime ette ja võtsime igaks juhuks magamiskotid kaasa. Ja meil on ka kaasas UV-taskulamp, et leida mingisuguse plekke. I slept on that pillow. Aga sellega ma arvan, tõmbame review'd kokku ja sõidame nüüd Eesti halvimasse hotelli ja vaatame, kas me saame putukad endale või jääme ellu üldse. I don't even know. Jesus Christ, mees. Seal on mingi prügi maas, sa näed või? Ääres, jah? Hell no, bro. Üles. Paneel on eest ära kukkunud, mis iganes.
No nii, me oleme kohal. Kõige halvem hotell Eestis on siis Majaka hotell. Majaka hostel isegi, jah. Ja lähme proovime siit ukse sisse arutada. Ma ei tea, kas meid lastakse. Sääsk juba. Да, у вас комната номер 30, третий этаж. Я сейчас вам... Võime tuppa minna. 3. korrusele. See on mingi vaist. See on külmik. Lõhname valal. Seal ees oli nagu siuke. Siin on juba kõrem. Vaata, kes kuulub. Tunne. Mida perki? Ma kardan. See on ikka rõve lõhn. Так. Наши ключи. Ага, спасибо. Завтра до 12 дня. Ага, спасибо большое. Как у вас тут мыться и все такое еще? Да, вот здесь вот душ, туалет справа. Ага. Еще на первом этаже слева есть тоже душевая. Хорошо, спасибо большое. Mees. See on nagu mingi õuduste maja ju. On see nagu kummitusmaja reaalselt. Nagu... Ma olen kunagi siukses hotellitoas. Mul on nagu hirmus. Vaata, kui räpane see sein on. Siin on mega umbne. See on Creephouse. Siin on nii vaikne. Ma arvan, me oleme ainukesed külalised siin. Täis Creephouse, no. See on jälle õuduste maja. See vaade on praegust ilus vähem. Ja sügisene, ilus. Näita palun seda. Ma ei ole nii... Saad aru, see on tolm. Fucking tolm. Vaata neid kuradi patti ju. Padjapüüre. Mida perseed? Mees. See on ka väljas. Kuule, aga meil on külmik vähemalt. Kui rõve see välja näeb. Fui, pasa. Vaata, kui sitane see. Kas sa seda nägid, et see radikas on fucking kleeplindiga hoiab? Ära kukkunud. Mida me teeme enda õudega? Kus me oleme? See ei ole päris. See oleks nagu mingi illusioon. Me peame terve päev olema siin. Mida me teeme siin? Ei tea. Aga lähme uurime meie WC-ga üle. Koos dušiga. Meil on siin korrusel ühis WC ja duš. Mingi lõhn on küll siin rävele. Kõrpsed. Näe peres Artjom. See on mega suur kõrbes. See läheb sul otse peppust sisse. Seda... Vaata, oh my god. Oh, see on hallitus ju. Siin haiseb, siin on mingi suur rõvekärbes. Oh my god, na. Need on ka toad ju. Artjom, kus me oleme, mees? Miks siin on mikrokas? Siin toimub, mees on aru. Siin mingi kukkus pomps peale seina. Mida pekki? Meie ruum on vist uus, mul on siuke soojustati ära. Me saime selle kõige hullema toa. Sellepärast veel õhku polegi. Ma ei tea, mul on nagu nii veider olla praegust. Ma isegi oska seletada. Samas nagu see on nagu kuidagi ilus isegi. See ongi köök või? Kuidas sa nagu oled selle lõhna sees? See on nii nõme lõhna. Kõik lõhnad, mis siin tekivad, kõik jäävad siia hoonesse kinni. Mees. Jesus Christ. Mine persse. See ei ole. Oksendan. Ma saan aru, et siin võib just sõitsu teha. Fui, mis asi see on? Mul on füüsiliselt rõve alla siin nagu. Jesus Christ, mees. Ma nagu ise näen nagu täiega tegelikult tahaks selle hoone ära renoveerida, sest mulle räigelt meeldib selle hoone arhitektuur ja tegelikult saaks sellest ülikihti asja. Aga nagu jah, see, mis siin praegu toimub, ma nagu, mul on tõesti ei mahu vähe ära, et sellised kohad on meil olemas. Jah, see koht on nagu, ma ei tea, kas pärast videot teie saad tulla siia enam, aga meie saime tulla siia nagu. Mida helli? Kuidas see nagu on üldse, kuidas see eksisteerib? Lihtsalt rõve on olla siin kogu asjanduses. On koju minna. Mine perse.
mees, siin on pann ilma käepidemeta. Miks see üldse on? See on WC, vaata. Äkki siin on see suur duširuum. Mis on pasa. Siin saame pesemas käia. Ma ei tule siia pesema. Pealegi sai sügelised siit endale, ehk siis me ei taha sügelisi, ehk siis me teeme nüüd voodikontrolli. Minule öeldi, et sa pead madratsi alla vaatama, ehk siis võivad tõsta asjad. Oh my fucking god, sa teed nalja või? Ma ei taha katsuda. Ma ei taha seda katsuda. Mis me teeme siin? Mina ei maga seal voodis. Mis on kõige sittunud voodis? Siis on. Mis siin toimub? Täiesti perses. Ma ei taha katsudagi seda. Sa pead käsed pesed siis käed ära pärast. Seep oli üldse või? Tere seda aru, sa tahad siin öövette, me ei julge fucking voodid katsudagi. Ei julge isegi voodit puutuda. Terve öö magama. Ma arvan, ma lihtsalt nagu oma peas teeme seda hullemaks, kui see on. Ei tee, see ongi nii hull, kui see on. Guys, kas see on nii hull, kui see on? Minu meelest on küll. See on kõige hullem, mille Enseli videos oleme teinud. See on nagu, mees, ära nüüd delay, hakka nüüd seda kätte. Mina teen oma voodi, saad enda voodi. Tšeki oma radikas küle, vaata, kas öösel paned jalaga vastu. Tšeki üle. No lihtsalt on must, aga ma ei näe rõidet. Ka kuradi hip-riideid. Ma keegi sittunud. Mida hoppe, mis see on? Ma kust ei tunne? See on nagu mingi suur varvad. On jaa. Vereplekid, vaata. Kuidas sa magad siin? Ma ei tea, kas on või ei ole. See on nagu unboxing, et näha, mis siin on. Okei. Ta ei lõhnanud puhtalt, võt siin sees ja seal tuleb. Fuck. Näita seda. Ui, pasa. Oh my god, see hallitab. Ui, pasa. Oh, virse. Okei, mees. Oh my god. Kuule, mul on väga hästi. Üks vereplekk on lihtsalt, aga. Jummaga mingi hita ja kuses. Selline ongi minu sõber. Aga sul on mingi äge madrats ju. No mulle tundub, et on see on puhas. Tundub safe, on ju? See tundub safe, jah. Mis asi? Mis see? See süstab. Ei ole. Ei ole, Artem. Ei ole. Mees, ma olen koju. Ei. I'm going home, bro. See oli ju süstlase. Oota, ma toon ta siia poole. Insuliin. Insu. See oli suhkruhaige lihtsalt. On. See oli suhkru. See on ka süstal, vaata, suhkruhaiged süstivad ennast. Kuuleks seda. Mees, ma tunnen vedru enda pe... Ma räägin. Sul ei olegi mingit madratsit, see on kohe nagu see põhja ju. Kohe vedru reaalselt. Me nagu ei oska nagu mitte midagi peale hakata. Me oleme nii šokeeritud. Me saame nii surma. Türa! Ma ei filmin praegu, aga literally 2 pompsu läksid ülesse korrusele. Mis teil käes olid? Need olid need 2-liitrised õlled käes. Tüüpidel oli juba nagu siuke minek sees. Ma reaalselt arvasin, me oleme 2 siin, et siia ei tule mitte kedagi, aga siin elu käib. Okei, aga nüüd me lähme poodi ja ostame endale mingeid asju, onju.
Läheme ja siin on üks pood nimega Kalinka, on siin lähedal. Läheme Kalinkasse, vaatame, mis seal toimub. Leidsime, et lähedalt üks toidukoht nimega Narr. Restoran, disko, baar. Siin on Arakses muidugi, alkoholipood kohe kõrval. Saame ka need 2-liitrised õlled osta endale. Ma arvan, täna kainelt üle elasta. Pausiga koos minema. Ja äkki käimegi siin diskol ära, võtame paaris varjooki ja siis toas on ootamas meid veel balloonid või kuidas see nimetati? Balloonid, jah. Kalinka! Me oleme selle osaga, on siuke tunne nagu ma oleks 90, tuleks tagasi. See ei ole normaalne. Saad aru, need letid on sellised nagu minu lapsepõlves poodides olid. Siin on väga huvitavad letid tõesti. Aga päris huvitavad produktid ka, need on mingid teised. See ei ole tavapoodiproduktid. Täiesti teised asjad. Marmelaad, mees. On dušikeeli vaja? Peaks võtma tegelikult küll, ma arvan. Võtta mingi 2-in-1. No, see või? Menn sport. Rõhnab nagu õige dušikas. Jab. Sobib. Aga hakkamegi jooma äkki. Mees, siin on Gatorade. Mountain Dew, Code Red, mis asi? Mis kuidas siin poes on? Spider-Man multik. Kuule, see on veel Gatorade'i. On või? Mida pekki? Artjom äkki ostis meile midagi, nagu ta ütles. Ühte neist saab juua. Kumba neist saab juua? Kumba neist saab juua? See pood nägi välja täpselt nagu siis, kui ma elasin Koplis ja käisin emaga poes. See on tõesti crazy. Lihtsalt rännak mingi kuhugi 20 aastat tagasi. Aga okei, me liigume tagasi hotelli siis. Me praegust ostsime asjad ära. Õnneks siin on politsei ja siin samas ütleme, et kaitse meid, me oleme millennials. Millennials, shoot, please. Aga ei näed, politsei on siin, saab turvaliselt tunda ennast. Oota, aga mis mõtled, see politsei on siin, on veits sass. Miks siin on üldse politsei? GG-na. Päriselt ongi nostalgiline episood. Nii selle hotelli ees. Saunad, mis ette kedagi külmaks. Viimsi spa ja siis meie spa on siin kõrval. Jau, mis miimina. Oh my god. Ossa vana persena. Nüüd tuleb segment, kus mina ja Artjom vaatame uue valgusega üle meie voodide. Jooks hambad elendavad. No nüüd on need plekid eriti hästi näha. Ui, pisteets. Ja siis need on vereplekid ja selle valgusega näeb see kõik ikka väga halb välja. Nii vaatame sinu oma küll eriti. Kurat. Aga sinu oma näeb ikka palju parem välja. Vaatame seinad küll. Vist on okei, ootame põranda küll. No, ma ei tea. Kris, vaat seda. Nii, Artjom leidis midagi mulle. Jesus, seda on jumala hästi näha. Vaatan, need siuke asi. Artjomi poole peal muidugi. Igatahes meie päeva kõige ilusam hetk. Me läheme sööma. Let's get it! Ja me proovime siin Lasnamäel ühte Kreeka kohta. 4,8 reiting. 4,8. Vihmas ajab, pime on. Kogu selle video vaim on mingi mega masendav lihtsalt. Reaalselt, ma arvan, paneb praegu siia mingi kurva muusika. No nii, siin me oleme vihmases Lasnamäes ja vihma täiesti haige ilm. Aga nüüd me läheme sellesse Kreeka kohta, vaatame kui... Okei, tegelikult ma olen väga elevil. Come on, 4,8, see on ülihea reiting. Kreeka tavern. Keset Lasnamäge. Miks see tundub kinni? Ei ole, lahti on. Kuni kella 9-ni. Nii. Oi, lõhnab küll hästi. See pime on. Kus me istume? Istume siin nagu. Siia või? Tere! Hello! Kas teil saab seal ka süüa või? Ava käest? Meil on siin. Jaa. Ossa raive, vaata kui lahe. Kuule te. Mis siin toimub peale? Lahe ju. Jaa, aga... Kus me istume? Siia? No nii, ma olen väga elevil. Küünlake pani ka põlema meile. Mis kurat toimub? See on mingi norm vibe ka see. Täiega vibe. Ka mingi tantsib ja... Ei, aga on Kreeka vibe. Päriselt ongi Kreeka vibe.
Kakajunn. Gyros. No, gyros. No gyros, okei. We have pita, but we don't have gyros. Okei. We have only with meat. Võtame siis ikkagi, ma just võtan pitat. Jaa, milline kanamad. Would you suggest a pork or Very good sausage. sausage? Okay. You will be here tomorrow again. Okay, I will take a pizza with sausage. Yeah, same. Okay, two pita merita sausage. Yes. By the way, kui teile siiamaani meeldivad meie seiklused Lasnamäel, siis pange sellele videole thumbs up. Ja kommenteerige. Lasnamäe lapsed. Lasnamäe lapsed kommenteerige, kui teile video meeldib ja tahate veel meie seiklusi näha. Lasnamäe laste seiklused. Oh my god. On hea. Alaa, mõõšeks. Nii lahe nagu. Ma räägin, ma olen nii õnnelik, et ma nii ägedaid kohti avastama. See praegu päästab õhtut. See siin päästab õhtut praegu. Teemana. Jämme siia palun kauemaks, mingit jome siin, ma ei tea. Siis laua peal saab magada käia, tooma magamiskotid siia. Ja mul on hea meel, et see omanik on nii avatud, nii suhtleb, et ta ongi päris kreeklane ja siis muusika mängib, ta laulab kaasa ja täiega vaib. Aknast paistab Santorinina. Santorini saar. See on meie laevoke, millega me tulime. Ja veits kissid, et nagu on nagu aknast vaataks. Kummaline, kogu asi, ma ei tea. Siuke tunne, ma olen täna mingi simulatsiooni teleporditud. Täna nagu full sims, nagu pange mulle see kõrdi kristall pähe. Oi, tuleb. Artjomike. Vai. Wow. The best Estonian sausage with the best way of cooking, Greek cooking. So this combination, it kills. Okay. In tzatziki, with the tag, with the spoon, with the lusikas, tag. Yeah. Thank you. Mees on hiiglaslik ju. Teise võtma kaasa, kurat. Joh, ei tii, see on kreiso. No nii, ammusta sisse esimene emotsioon. Ma ütlen praegu vorst, ma ütlesin nagu tava grillvorst. Meeldib. Okei, ma proovin ka. Davai, teie terviseks. Ma näib see pita. Ma ei tea, ma selle vorsti osas olen skeptiline. Ma ilmselt oleks kana eelistanud isegi võib-olla. Ma olen nõus. Aga muidu on see kõik väga hea. See on parim toit, kus ma olen grillvorsti söönud. Niimoodi ma ütleks. True. Aga ma arvan, ta võis läppida rohkem, kui ta on lihtsalt kanaga. Kus mehine portsika? Päris palju, jah. Kas sulle tadžiki meeldis? Päris hea oli. Mis sa hindeks paned muidu? 6,5. Ma just tahtsin öelda, et ma paneks mingi 7,5. Et nagu muidu on kõik nagu fresh, maitsev. Kahjuks mulle see vorst praegu tõesti natuke valmistab pettumast, sest see peab tulema proovima midagi muud, et reaalselt aru saada. No nii, kuidas oli, Artjom? Minu jaoks oli seekord natuke underwhelming. Ma ootasin midagi enamat. See on nagu veits vajab midagi veel. Muidu nagu eraldi need komponendid olid head ja maitsvad, aga see pita tundus jah, see vorstitükk oli esitatud nii õhuke. Vorst oli maitsev, aga ta nagu selle pita kontekstis jäi sinna kogu selle muu massi varju ja ta nagu ei olnud siuke täitev, et sa ootad pitast, et ta on niimoodi rikkalikult mingi liha ja mingi eriti liha nagu rikkalikult täis, vaata. Et ma ei tea, ma isegi ei saa aru, miks tema seda vorsti meile soovitas, et ma nagu ise eeldaks, et mingi muu lihaga võiks see ma oleks muidu kana ise võtnud. Jaa, või sealiha midagi. Nii ta oli, siin niimoodi see lugu kulges, lahti veereb. Me liigume nüüd tagasi ja siis tuleb mäng, et kes meist läheb pessu. Ma ei taha seda mängu. Selleks. Me tuleme Artjomiga koju. See on nagu Iirili vaikne mees. See nagu ei ole mingit elu. Aga ma nagu kartsen, et siin võib olla liiga palju elu, aga me veel ei tea. Õhtu on veel noor. No nii, ühesõnaga me oleme tagasi toas ja nüüd me teeme mitte kivoverkäärid, vaid me teeme bottle flippi. Ja siis nagu me lubasime, üks meist peab minema pesema ja see, kellel jääb pudel 3 korda püsti selle mängu jooksul. On võitnud. See on võitnud ja pääseb siis sellest pesust. Yes! Ei, see oli nii lähedal. Nee pekki, ma lähengi pesema või? Mine pes.
Oh my fucking god. See vend on isegi sokkide peal, see käia tegi mingi kossid jalas. See on nii awkward, mida me teeme praegu sinuga. Sina tahtsid, mõtlesin talle, et pane see kaamera kuskile sinna maha. See on mingi, et ei tule filmi, kuidas ma pesen. See on peak millennials praegu, just peak. See ei ole võimalik. Ei ole fucking võimalik. Aga vaadake seda. See tuleb ka peaaegu otsast ära. Vaata üles. See on mingi full perses kõik. Kuule, ma kahetsen, et siin ei ole sooja vett. Ma peaksime külma alla peama. Aga see on sandaalik ära. See on mingi makseif. Duši ei ole, ma annan 40. 40 on miks? Ei ole normaalne segisti. Võttin sinnes. Võttin sinnes. Artjom, ruttu lähme ju see. Mees ütles, lähme ruttu. Me tulime just siis välja, kui keegi tuleb vastu. Me tulime vetsust välja siis, kui see vend tuli trepist just üles. Esimene asi, mis see vend nägi, oli, et üks vend tuleb niimoodi sealt välja ja teine vend tuleb ka kaameraga. Hambaid hakkab pesema. Real. Hambaid ka pesema. Real. Hambaid ka. Oske rääkida. Real. Hambaid peab ka pesema. Real. Nii, kell on 10:30. Me peseme Tommiga hambad ära. Suu ei liigu, ma olen lihtsalt nii emotsionaalne päev olnud, et ja ongi, tegelikult me ei ole palju rääkinud, me oleme lihtsalt siin nagu šokeeritud olnud iga asja peale. Kohutav. See haiseb. See haiseb nii rõvedalt, jah. Väga kaua. Ma ei suuda homme seda raudata. Mul on nii hea meel, et kui me kiiresti magama jääme, siis homme jõuab kiiresti kätte. Aga vähemalt mul on siuke tunne, et meie ruum on kõige uuem. Ole nüüd. No jaa, aga vaata, need on värskelt pandud siia, need kipsplaadid, vaata. See on kõige uuem, aga selle valmis, Artjom. Keegi tuleb. Vana lihtsalt kuradi tekikott, magamiskotti sisse juba ära. Ma tunnistan üles, ma olen germafoob. Su nimi on Germa või? Igal juhul sõbrad, meie jääme magama ilusti turvaliselt oma magamiskottidega. Voodite peal. Kris on seal ka. Soovi kõigile head ööd. Head ööd kõigile, head magamiskotiga. Ja näeme juba homme. Bye bye. Artjom. Oletko lähemal või? Sa oled lähemal või? Jah. Okei, siis ma teen. Kas sa tahad teha väikest update'i või? Tea. Mul on väga palju öelda. Ühesõnaga mees, ma olen nii sitasti maganud praegu nagu. Sama jah? Jah. Ma ei tea, mis nagu siin viga on. Aga mul nagu und ei tule üldse praktiliselt. Ma nagu saan ka seal, ma vaatasin mingi 2 tundi TikTok'i ja mingi netis niisama. Aga jah, siin on väga raske magama jääda. Ma ei tea, mis see on. Veits häirib ka see, et lambist keset mingi iga poole tunni tagant käib lihtsalt. See külmi keerutab kogu aeg. Seal on see rõve. Ma ei saa aru nahku, ei ole vaja on nagu. Ma pigem magaks metsal nii sita kopa ees sellest kohast. Härra Savitski otsustas WC-sse minna. Tal lõi pasa lahti jälle. Tere hommikust. Tervist. Ei oska seda tööd kirjeldada. Väga raske oli magada. Ma magasin mingi 2 tundi heal juhul kokku. Ei, reaalselt ma olin kell 3 läksin uuesti magama tagasi, 2 ärkasin. Seinad on siin nii
õhukesed, iga samm, iga auto, mis mööda sõidab, kõike kuuled. Öösel tuli mingi, ma ei tea, mis takoiste kontsadega naine tuli siia ja siis ta kõndis viimasele korrusele välja. Ma kuulsin, kuidas ta kõndis meie kohal, siis mingid uksed sulgusid ja mingid, ma ei tea. Need autod vahepeal kimasid ka, see on nagu mingi jumala, kõik oli, ja siis mingi külmkapp undab terve öö. See külmkapp on ka, et ta nagu vahepeal läheb nagu tööle, et külmutab selle kapi külmaks, siis ta on vait ja siis ta jälle. Ta peaks ka nagu vihkan seda kohta südamest nagu. Toks koju pesema minna. Vabadus! No more peldik! Oh my god! No more peldik! Oh, man! Ööga läks see maja jube külmaks. Läks jah. Et selles mõttes oli hea, et me magamiskotid võtsime ka sellepärast, et nendes oli hea soe sossu. Nii, ühesõnaga review'd on kirjutatud. Siin on siis minu oma. 1/5. Kuidas see majutus on üldse lahti, on ime. Haiseb, laguneb, külm, must ja tohutult ebameeldiv atmosfäär. Magasime magamiskottides, sest voodipesu oli äärmiselt must ja plekine. Ärge jumala eest minge siia. Nagu üks teine mees ütles seal alguses meile, et ärge jumala eest minge siia. See on see koht, mille eest su vanemad on sind hoiatama. Ja ma pean üle korrutama nagu, ärge jumala eest minge siia. Nii, ma kirjutasin niimoodi. Hinnanduks, no ma panin 1, kõik on 1. 1/5 Artjomi poolt. Hostelist ei saagi palju oodata, aga puhas ta võiks siiski olla. Maja on täis erinevaid huvitavaid lõhnu. Seinad, põrandad, linad, mustad ja määrdunud. Seinavärv koorub. Ööbihkontingent on kahjuks pigem elu hammasrataste vahele jäänud inimesed. Maja ise on ägeda arhitektuuriga. Väike positiivne noot siiski ka, sest mulle reaalselt meeldis see maja arhitektuur. Aga rahvas võib-olla tahab teada ka, kui palju siis üks öö siin oli väärt, Artjom? Ja me maksime selle öö ees siin 28 eurot. Ja siis 14 euri nägu. Noh, tegelikult kui niimoodi arvestada, et ma saan täitsa aru, miks võib-olla selline kontingent siin ööbib, et see on odav. Me nagu päriselt ei vingu niisama, et ma saan aru, et inimesed on erinevate tasemetega elus. Aga ta ei vasta nagu tervisenõuetele, olema ausad. No jaa, seda küll, et ma arvan, et varjupaik on, et ma usun, et need on ikkagi puhtamad või ei. Kindlasti on, aga siin on ju asjad nagu keegi hoolitsegi. Meie Krisiga tegime vahepeal väikese laadimispausi, kes sa magasid? Ma tegin väikse võinaku. Ma ei maganud, ma olen endiselt veits uimane. Aga nüüd on tulemas selle video positiivne pool ja me lähme ühte väga korralikku hotelli. Aga ma tahaks tegelikult mainida enne seda, kui sa hakkad neid review'sid lugema, et ma olin hommikul jube uimane tagasi tulles selle halva kogemuse juurde. Et me kindlasti ei ole spoiled brätid, vaid me näitasime teile päriselt, kuidas seal asjad on. Ja ma saan aru, et võib-olla inimeste jaoks, kes ongi hammasrataste vahele jäänud ja võib-olla nad ei saa ühel külmal õhtul varjupaiga kohta, et see on nende jaoks ainuke võimalus, soodne võimalus, kus saab vähemalt soojas kohas öö veeta. Aga kui sa oled oma elus vähegi keskpärasel järjel, siis meie ei soovita sinna minna selle raha eest, leiad sa Tallinnas kindlasti vähemalt puhtama koha, kus ööbida. Et kui see oleks puhas olnud, siis mul oleks ühtegi pretensiooni, mul on jumala savi. Nõus. Aga no see ei olnud puhas. Okei, aga loeme siis positiivsed review'sid meie hotelli kohta, kuhu me nüüd peagi suundume. Ja! 5/5. The hotel is ideally located, offering a breathtaking view from the rooms. I highly recommend requesting a room on the highest floor available. Küsime võimalikult kõrgele. Paneb katuse korrusele reaalselt. Sinna välja. Tood voodid sinna. The overall experience was excellent. I made daily use of the well-equipped gym, which boasts a wide range of equipment and the spa facilities. Nagu mõtlesime, võib-olla saab siin kuuma päikese. Aga pigem vist saab. The sauna, steam bath and the impressive pool on the 11th floor are simply astonishing. Sauna! Sulle meeldib Orusauna. Smoke bomb. Järgmine, R-Levi, 4/5. Beautiful hotel, public underground parking, the top floor bar and restaurant were amazing.
Top floor baar, mees, nagu sa saad olla üleval korrusel. Ilusa vaata. Kui me eile ei joonud. Siis täna me joome. The host and bartenders were a great time. Shout out to the new guy. Went daily breakfast at the Quarter, where the lovely Nigerian lady was a great conversation and honestly the best part of my experience. Saab isegi tutvusi uusi leida, uusi sõpru. My only complaint was the room light switches. There was not a dim setting. Either all or nothing. And at first my reading lights were broken, but they quickly fixed them. Ühesõnaga, ta oli meeldinud, et natukene pime oli vist toas. Ei, ma saan aru, et... Ta ei saanud neid timmida. Ja, ta ei saanud, et tal oli nagu kas täisvalgus või ei olnud üldse valgust, aga tema oleks tahtnud õhtuvalgust või mingit sükest paremat silmale. Mis on minu jaoks ka süke, no kas sa selle pärast võtad punkti maha või? No, oleneb, mis ootused on. Ja, just. Viimane, Masanaka. Awesome hotel for any special occasion, business usage. No, meile täpselt. We had an anniversary here and the reception offered a special cake and some message card. Sauna/gym are well maintained. I highly recommend this hotel for all the visitors. These. Luxury, great view, quiet and great value. Kas meie mõtleme ka mingi tähtpäeva välja, äkki saame ka keiki? Ma ei tuu mitte meie vahel, aga mõtleme. Artjom, me juba käisime koos pesemas. Meil on millensel pool aastat, kas me saaks kooki palun? Meil on ka 10 000. No, oleks 10 000. Varsti on 10 000 subscriberit. Kuulge, jau, teeme 10 tonni täis. Teeme selle videoga 10 tonni täis. Ja ma olen kunagi kõrges hotellis ööbind. Me olemegi kohal kõige paremas hotellis Eestis. Jep, ja selleks hotelliks on Swiss Hotel. Ma olen valmis, vaadake ülesse. Joo! God damn, Marti Ombara. Holy, ma lasen püksi junni. Nii vaimustuses. Ma lasen püksi junni. Kaesasen junnipüksi enka lahe, bro. Mees, see vaheprääng. No seal ei olnud küll mingit sükest lobita. Ega üldse see vahe on insane. Ma kiitsin selle eelmise maja disaini, aga see on ikkagi natuke parem. Mis võimalusel saaks kõrgemale korrusele? Tuhu praegu on 27. korrusel. Väga hästi sobib. Mis see maksimum on teil 29 või 30? Ei lihtsalt. 29. No näed, oleme 27. Ja teil toos on minibaar hinna sees. Meil on minibaar hinna sees. Vau. Ma olen lihtsalt hämmingus. Mees, ma tahaksin nii väga karjuda lihtsalt, aga ma hoian viisakalt ennast tagasi. Ma tahaks nii väga lõvata lihtsalt. Me läheme reaalselt kosmoses. Oh my god. Ja tunned, kui hästi see lift lõhnab. Kui sa nüüd meenutad, mis lõhnad olid selles eelmises hotellis. Mees, see on haige. Mees, see on ju mingi tele. 27, minu sünnipäev 27 jaanuar. Oh no what? Haige, 20. Bro, there's no way, mees. Saad aru nagu pärast seda majaka hostelit, see on lihtsalt nagu nii haige. See on nii haige, mis toimub. Oh my god. Vaata, seal samas oligi meie hostel, vaata. Ma pean zoomima. Seal on see majakas ja selle kooli taga, selle koolimaja või ees siis. Yo, guys. Ülihaige, see ongi minu sünnipäev. See on minu sünnipäev, 27.01. Mis sa veid? Oh my god! Oota, see käib siia. Ei ole. Mees, see on parem kui pildi peal ju. What the hell, mees? See on parem kui pildi peal oli. We made it. Mees, vaata kui ilus sa siit kõigest. Oh my god. Sügis on ka, vaata, kõik puud on nii ilusad, kuldset värvi. Mees, mul on siin nii puhas, ma võin seal kõhuli visata, mul jumala savi nagu. Ma võin siin põrandal magada, reaalselt. Vaata, kui ilus see on, vaata. Siin on mingi tikitud peale midagi. Sa julgeks sellele musi teha? Mees. Ma julgen oma pussi. Puhtus, see on puhas. Kas sa oled nii suur duši pead kunagi elus näinud? Ei ole.
Minibaar jah, vaatame üle selle, see on siin. Nii, saame Pringlesit tasuta süüa. Saame Santa Barbarat. Mees. Rosso Pizzino. Taha mulle öelda, et meil on reaalselt 2 vett, 2 mahla, 2 Saku Kulda, 2 koka. Siro ja tavaline. Nagu meile sobib. Aga ja, kui keegi huvitab, Artem saab juba ära öelda, palju siis? Kokku oleks tuba peaaegu 219 €. Meil on hommikusöök, meil on spa ja nii ongi. Jumalast hea hind tegelikult. Et siukest luksus saada. Sott nägu. Pancakes. Wow. See on väga luksuslik ikka. Mina olen enda elus kunagi käinud nii luksuslikus hotellis. Üks ülihaige asi, ma just hakkasin vetsu tulema, mis ma avastasin. Istud siin rahulikult loomikul poti peal, siis mingi room service. Palun mulle stek pangoke ja mingi kohv piimaga. Sama oota korraks. Nii, me oleme valmis ja me läheme nüüd siis ujuma. Meil on roobid seljas, näete fit check. Mul ei ole isegi seda tuba vaja, ma võin siin ööbida. Siin on ka parem kui seal hostelis. Ei, reaalselt nagu. Ma olen sellelt spaaks valmis. Ma olen väga valmis. Ühesõnaga, me ei saa siin kahjuks filmida, aga seda slideshow. Nüüd saad Marmar teha pildimängu. Te näete praegust, kuidas mina ja Artem pildi peal ujume vasakule paremale. Okei, ühesõnaga me jõudsime basseiniruumi ja see on lihtsalt wow. Üliäge saun. Ja see vaade on crazy. Aga ma ei ole käinud kunagi saunas, kus on nagu... Ma ei ole üldse nii hea vaatega saunas pole kunagi. Ei üldse, et sul nagu aken saunas on crazy. See on väga viir. Ma ei tea, kas see pick-up'is, aga ülikülm oli. Igal juhul me käisin pärast sauna külma duši all, see oli actually väga külm. Võib-olla oli kuulda. Aga ühesõnaga, mäng on selline. Kumb suudab kauem vee all olla? Kas saad ennem alustada või? No ma lähen enne. Okei. 1, 2, 3, 4. A few moments later. 43, 44, 45, 46. See on vähe tegelikult. Sa oled nagu Max Piirini praegu, jah? Saaks ära uppunud. Vaatas nagu klaustrofoobia natuke, vaata. Klaustrofoobia vee all. Kõrvad hakkab, nagu rõhk vaata muutub ja siis nagu kõrvad hakkab veits tukku minema, siis nagu vastik olla. Muidu oleks hoidnud kauem arvan. 1, 2, 3, 4. A few moments later. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 70, ossa raisk, 72. Ma oleks pidanud ka natuke mulje välja laskma. Ma oleks pidanud ka veits välja laskma. 72, let's go! Kuulsid mind lugemas või? Ei üldse, ma oleksin mingi full põhja ka nagu. See bassein on nii vibe lihtsalt. See on nii haige vibe. Lasin praegu suure puuksu. Me oleme nüüd pesust tagasi. Hustle, always hustle, never sleep. Kuule meesega. Jah, maalad. Õunamakle, apelsinimakle. Kes sa saad aru? Ja ma just mõtlesin eilse peale või? Et siia saab nii hästi panna flashbacki, kus me niimoodi istume siin. Mis on flashback? Artem, sul on sitad riibud voodis. Ma tegin sitund. Mis see on? Mida me eile läbi elasime? See on nii kurb, et nagu ikka väga pahasti peab olema, et sinna peaks ööbi minema. No ütleme nii palju, et kui ma oleksin ka elu hammastrataste vahele jäänud või kunagi jään, never know, siis ta koht ei ole halb ses mõttes, et vähemalt sul on peavari enam-vähem soe. Ja ma mõtlengi seda, et vaata ütleme ongi varjupaigas on kohad täis, on ju, siis võtadki oma kuskilt rahakoti vahelt need 28 € ja lähed, oled seal vähemalt soojas, mitte kuskil tänaval külmas, vaata. Seda küll, jah. Aga no vaata Eestis vähemalt ma küll tunnen, et ei ole väga kodutuid tänaval ju. Ja meil on nagu see protsent... Tallinnas vähemalt, ma ei tea, kuidas teistes linnades, aga Tallinnas ma tunnen küll, et meil on suht nagu okei. Kõigil on ikkagi kuskil olla. Mingi majutus on nagu mingid hooldekodud või mingid varjupaigad on. Ja siis ilmselt nendes on ikkagi piisavalt kohti, ma loodan, ma väga loodan. Ja see moment praegu, et me istume siin, see tegelikult paneb reaalselt hindama seda, no reaalselt nagu... Et meil on hästi. Ja inimesed, kes vaatavad, kellel on
pea kohal katus ja kodus on soe ja on soe vesi ja, Teil on ka hästi. ja turvaline, siis teil on hästi. Ja peabki hindama neid asju, mis tegelikult olemas on. Isegi siis, kui on perses, siis peab alati üritama leidma ikkagi seda positiivsust. Tallinn on ilus küll siit, värviline. On ilus, jah. See, et sa oled 27. korrusel ja sul on selline vaade ja selline tuba, see ikka topib kõik üle. Jep. Kuule, aga lähme sööma. Ma arvan küll, Proovime, kas lastakse meid sinna üles. Artjom avastas, et ta näeb meie klaasi peegldusest, too on nagu kuu ja siis seal paremal on veel üks kuu. See on nagu mingi füüsikaline mingi nähtus, aga ma ei oska isegi seletada ära. Mis asi see on? See on ju kuu! Tea mida või? Ja. 12 kuud. Me tulime restorani Horisont Fine Diningu poole peale. Mõtleksin veis ja sisefilee. Okei, ma võtan Omari. Kuule, aga tšoks ja. Easy. Kas me avaldame need hinnad ka peal, need asjad maksavad? No, Omar on 55. Mul oli 35. Sul oli 38. No ja, aga Omar on selline asi, mis ongi kallis alati. Vana sööb Homerit. Teeme, mis mängu peaks mängima praegu või? See mäng, et paned telefoni pea peale ja siis tuleb mingi kiri ja siis pead pakkuma ära, mis see nagu on. Is it a food? Sina näed, mis mu pea kohal on, eks, mingi lehm. Ja siis mina küsin küsimuse, et kas ta on loom? Jah. Ja pead kessima nagu, mitu kessiga. It crawls, good, okay. Vaata nii. Küsi. Mitu jalga? 4. Eestis elab või? No ühes kohas küll, jah. Kas ta on karvane? Ai, enam ei ela. Enam ei ela Eestis. Potsman suri ära. Ma ütlesin sulle. Ilves. Ei, tiiger. Ma ütlesin sulle ette. On tiiger või? Jaa, iga. Okei. Kas tal on jalad või? Jah. Saban? Jah. On suur lomme? Ei. Kass? Ei. Koer? Ei. Eestis on või? Jah. Kasslane? Ei. Koerlane? Ei. Mis asi siis? Nagu mingi see sarvedega või? Ei. Ta on väike. Jänes? Ei. Roosa saba. Roosa saba. Ratt. Oh my god, ma olen nii halb selles mängu. Mul nagu mingi hetk, ma said küsimused otsa, ma saan küsida rohkem. Mitu jalga? 8. 8? Ämblik? Ei. Tal ei olegi otseselt jalgu. Mis asi on, kui 8 jalga ei ole ämblik? 8 jalga? Jah. Okei. Me just kuulesime ta laule. Oota, mis mina räägin? Sina või küsima? Ta laulja või? Naine? Ei. Mees? Jah. Just kuulisime ta laule. Kus me kuulisime ta laule? Autos. Millal me kuulisime ta laule? Pizza video. Ameerika artist või? Jah. Kas seda ei saa Artjom? Seda ei saa seda? Räppar või? Ta oli. Mis stiilist ta nüüd laulab? Country. Post Malone. Jaa, õige. See on 10 sekki. Ai jala, mida ma nii naer. See on see. Okei, noh. Vist tean. Mees või? Ei. Naine? Ei. Jaa. Mis asi siis? Ameeriklane või? Ma arvan. Laulja? Jaa. Kas ta on väga kuulus või? Tal on üks kuulus lugu. Üks kuulus lugu? Mida mina tean, kui see on see, ma olen väga... Mis aastal ta poppis? Mingi siin 2-3 aasta jooksul. Doja Cat? Ei. Mis rassi ta on? Ma ei tea isegi, milline ta välja näeb. Ei tea või? Oh my god. Ma ei tea. Kes ta oli? Carpenter. Sa ei tea või, kes Sabrina Carpenter? Artjom. Cause I'm a singer. On see ju? Sa ei tea, milline Sabrina Carpenter välja näeb? No, aga see on see tema lugu ju. Mis arvad, mis äärad juuksed on? Roosad. Sa üldse näinud Sabrinat? Ei, ma ei tea, milline ta välja näeb. Vau. Sabrina on praegu kõige popingum naisartist üldse. Aega manna like ja subscribe. Kui te olete nii kaugele jõudnud ja meid veel Instagramis follow'i, siis Artjom Savitski, Kris Poiss ja followge meid endiselt ka Instas. Yes. Video läheb pausi nüüd, kuniks te followte. Väike tervitus. Lahe. Alustuseks on siis kerge kompliment kõigepealt. Sees on marineeritud forell, šalott ja sibul, kurk, sitruunikeel
ja arbuusinäidis samuti on teil juuretsiga sai, 3 eri tüüpi võiga. Vasakult on siis murulauk, keskmine tavaline, paremal on siin epsianitiga, välisupp. Meenutab igal juhul lõhetartari ja siis peeneks nagu hakitud kala. Toores kala. Mis on nii hea. Huvitav. Ülihea kala. Mul on homaar, siin all on krevetike ja valge spargel. Ja Krisil on siis sisefilee. Kartuligrataan vist oli nii. See on Shreki tatikad. Homaar on ka hea. No, on maitsev. Mulle meeldib see nägu, mulle tundub, et selle väga maitseb. Oh my god. Okei, aga mis see gameplan on? Kumb meist nagu ennem jookseb? Meie gurmeenoodi me lõpetame selliste magustoitudega, see on minu oma. Ma ei hakka kirjeldama, mis siin kõik on, igal juhul rabarberi tükkid on ette. Ja Krisi oma on selline mitmekorruseline kaunis. Minu magustoit on bänger reaalselt, see on nii hea. See on ka hea. Ma saan aru, et sulle magustoit meeldib rohkem kui päroge. Väga meeldib. McFlurry. Lõpeta ära. Iga kell võtaks ala kui McFlurry. See on nii hea. See on nii maitsev. McFlurry. Appi. See oli nii maitsev. Ma olen seda nõus. See oli fucking bänger. Jesus, see kõik lihtsalt töötas omavahel nagu, ma ei tea, see on teadus. See on nagu see on kunst ja teadus. Me saime 2 eri miili ja ma nõusun täpselt sama arvamus. Meile toodi veel sellised ilusad trühvlikesed pistatsia ja astelpaju, mis läks just Krisi suu. Kuule, aga selline sai meie õhtusöök. Maksma läks 126 €. Like ja subscribe. Subscribe, see on kõik teie jaoks. Aga reklaam ei skipi. Minu arust oli väga kõva elamus. Mul on nii hea meel, et siin olid need mingid ekstra vahemiilid ja kõik oli mega maitsev. Nagu perfektsuseni viimistletud. Nii, ühesõnaga see on kuradi... Me ei maga ühes voodis, meil on siin vahe ilusti. Meil on seal vahe, aga me läheme nüüd magama. Ja täna oli oi kui palju ilusam päeva teine pool. Oh my god. Tänast ja eilset ei ole võimalik võrrelda. Ma kusjuures hambaid pestes mõtlesin, et kas see on kõige ägedam ja luksuslikum hotell, kus ma ööbinud olen. Ja ma jõudsin järeldusele, et on. No minu jaoks obviously, ma ei ole käinudki kuskil varem. Ees käis täna esimest korda restoranid söömas ka ja sõin lobsterit ja... Ma käisin esimest korda ujumas elus ja... Nii hull küll ei ole. Ei, ma jah, päris nii hull ei ole. Aga ühesõnaga Crazy ja homme sööme hommikusööki ja anname teile teada final ratingu. Ja paneme kirja selle Google reviewdesse ka. Jah, kurat, hoia sinna poole. Hea tööd! Hea tööd! Tere hommikust Eesti! Artjom, lähme sööma. Lähme sööma. Peale ütleks. Nii, meie hommikusöök. Suur valik. Rootsi laud. Teevõikusid. 50 erinevat saia. Munaputru. Praemuna või härjasilma, peekonit. Siin saad vist ise tellida endale. Mingi kartul ja asjad. See on nii palju süüa. Ma isegi... See on pannukad või? Pannukad, jah. Neil sa ootasid. Yeah, brother. Ja siis... Oi. Arbuus. Ma armastan grapefruiti. Vaata see piim, aga ilus see on. See on nii fresh, kui see on piim. Ja piim jah, see on laktoosivaba ka ja... See on jälle see, et tahaks kõike võtta, aga ma vihkan seda, et see on nii palju süüa, et ma tahaks nagu kõike vaata. See ilmselgelt võtadki kõike. Okei, aga mõtleme söögi ära ja siis nüüd Artjomiga ja siis on arbuus. Yeah. Let's go. Sweet šokolaad. Artjom Savitski-eine, kombo-eine ja minu eine.
Kepsut muidugi, kepsut. Poiss on happy. Ma armastan hotelli hommikusööke mees. See on nagu nii palju valikut. Pole sõnu, et kirjeldada, kui palju ma naudin seda praegust. See bacon on lihtsalt nii mõnna. Chris Boys eine ja see on Artjomis kombo eine jälle. Ja mul on... See on nii palju asju, mingi šokolaad ja kooka on ka veel, nagu see on nii õiki. Võike sööme jääda. Igatahes me hindasime hotelli ära. Mina panin siis hotelli review'ks 5/5, surprise, surprise. Oh, really? Täielik luksus, mugavus, elamus. Nautisime igat aspekti hotellist. Toad, spa ja toit. Ka vaade oli 27. korruselt ja alust rabav. Soovitan kõigile soojalt, PS hind oli ka väga hea, minu arust vähemalt. Ma olen nõus, et see luksus on seda väärt. See luksus on seda väärt. Nii, ja nüüd Artjomi oma. Minu essee nüüd siis. Ma olen päris kindel, et see on üks luksuslikumaid ja mugavamaid hotelle, kus elu jooksul ööbinud olen. Avar, moderne ja suurepäraste vaadetega. Teenindus tipptasemel. Iga töötaja pingutas selle nimel, et meil oleks siin mõnus olla. Kliendi heaolu ja privaatsus on eesmärk number 1. Kaunis spa ja väga mugavad voodid. Ülimaitsev hommikusöök. Mega. Ja hinneteks ka kõik 5, ühesõnaga kõik 5. Ma olen mega rahul. Jep, see oli mega nice kogemus, nagu crazy kogemus. Nagu reaalselt see Swiss hotelli management või kõik, kes te seda haldate, aitäh teile. Kõik olid tema toredad. Jaa, kõik olid toredad. Jaa, just, et te teete õigesti seda asja, väga õigesti seda asja ja muidugi see väike kingitus, et meil oli minibar tasuta ka, see oli suurepärane. Õhtu tulime spaast, võtsime mahlad, jõime Coca-Colat, sõime oma pringelsid ära. Nagu lapsed, noh. Igal juhul. Selline see hotelli osa sai. Kui teile meeldivad meie videod, siis ärge unustage panna subscribe'i ja like sellele videole. Me tahaks väga 10 tonni nüüd täis kiiresti saada. Ja kindlasti followge meid sotsiaalmeedias all linkides Artjom Savitski ja Chris Boys. Instagramis eriti. Ja näeme juba järgmisel kolmapäeval. Peace out. Ciao.